aga meil võistlejad minemas rajale. Rajale on siis läinud number 111 Aleksandr Vilajev, 6 Rimmo Kadapik, 2 Robin Särg, 3 Paul Aron, 8 Marko Andreas Muru, 23 Kristoffer Lepaste, 59 Johan Vain, 278 Jaana-Erika Rallmann, 41 Andreas Aulik, 21 Karl-Kennet Neuhaus, 99 Andreas Lootus, number 4 Georg Martin Tintse ja number 11 Romet Reisin. Eelfinaal klassis mini 15 ringi. Kvalifikatsioonis oli esikolmik eriti tihedalt koos, 111 Aleksandr Vilajev, 6 Rimmo Kadapik ja number 2 Robin Särg. Aga number 3 Paul Arongi polnud kaugel, samamoodi number 8 Marko Andreas Muru, 23 Kristoffer Lepaste. Nüüd siis algab kogunemisring. Sada 11 Aleksandr Vilajev dikteerib tempot. Esireas kõrvuti siis 2 meistrit. Aleksandr Vilajev 111, käesoleva klassi eelmise aasta meister, number 6 Rimmo Kadapik, eelmise aasta klass madalama võistlussarja Eesti meister. Nii et veel kord number 6 Rimmo Kadapik väga hästi kohanenud, natukene kiirema klassiga ja vanemate poiste seltskonnas. 15 ringi ootab ees eelfinaalis. Ja start on antud. Kadapik sai väga hea stardi ja Rimmo Kadapik number 6 läheb juhtima ja kas tema järel tuli kohe number 3 Paul Aron, nii et Paul Aron võttis väga hästi sappa ja nüüd on esimene ohver nii-öelda rajaservas juba raja sisekurvis, esimeses kurvis ja üks on ka väliskurvis, nii et 2 võistlejat 13 on juba rajaperve jäänud. Kollased lipud esimeses kurvis ja Rimmo Kadapik number 6 asunud võistlust juhtima, Aleksandr Vilajev on tõuditud 3. positsioonile, number 111 eelmise aasta meister ja Paul Aron on kohe tihedalt Kadapiku tuules, nii et 6 ja 3 peaksid tulema praegu viimasest kurvist välja. Ja nii on ja kollased lipud, kollaste lippude tsoonis mööda sõita ei tohi, aga õnneks said mõlemad praegu rajale ja nüüd Vilajev läheb möödasõidule, eksis natuke esimesest kurvist välja tulekul Paul Aron ja kaotas praegu koha eelmise aasta meistrile Vilajevile ja 2 võistlejat 59 ja 4 on nüüd meie ees siin. Number 4 siis Georg Martin Tintse, kes oma debüütetaastet teeb ja 59 on Johan Vain. Õige pea saavad nad juba esimestelt siis ringi sisse. Oi, nüüd kas Tintse käib jälle korra rajalt väljas. Võib-olla tahtis teed anda kollas siniseid lippe nähes kiirematele ja läks mustale rajaosale ja seetõttu vandus rajalt välja. See on kõige reaalsem, nii et kogu rivi lastakse endast nüüd mööda praktiliselt. Ja Vilajev siis jätkab teisel kohal. Ja nüüd proovib Paul Aron positsiooni parandada, pressib ennast Vilajevi kõrvale, kas saab ka mööda, kas jääb ette? Ei, Vilajev võtab koha tagasi. Ja kohe tema selja taga on nüüd siis ka Robin Särg ja Robin Särg tõuseb 3. positsioonile mööda Paul Aronist, nii et ütleme teisest, 3., 4. kohast nende kohtade eest õigemini käib äge heitlus ja nüüd proovib Robin Särg ka Vilajevist mööda saada, nii et Särg eelmisel aastalgi oli väga kiire sõit, aga tihtipeale oli tal ebaõnne, sattus kas avariidesse või oli tehnilisi probleeme, aga nüüd siis proovib Paul Aron uuesti koha tagasi võtta, see tal siiski ei õnnestu. Nii et väikse vahe on nüüd sisse saanud siis Rimmo Kadapik, kes äsja sõitis ka võistluste kiirema ringi, number 6 Rimmo Kadapik, eelmise aasta mikro 60 klassi meister on võistlust praegu juhtimas oma esimest võistlust
klass kõrgemal, nii et Kadapik teeb ülihead sõitu praegu, aga ei ole liiga kaugel ka eelmise aasta meister number 111 Aleksander Vilajev ja tema selja taga siis kohe number 2 Robin Särg ja number 3 Paul Aron, aga number 8 Marko-Andreas Murugi seal sinisel kaardil. Järgmisel sinisel kaardil 5. positsioonil on lähedal, nii et Viisik on natukene vahe sisse käristanud järgnevatega. Ja Robin Särg nüüd läheneb Vilajevile sinna teise kurvi sisse, pidurdades kurvist välja kiirenduse. Vilajev on veel ees. Eelmisel ringil sõitis võistluste kiirema ringi just numelt number 2 Robin Särg, 3. kohal olev Robin Särg sõitis võistluste kiirema ringi eelmisel ringil, mis oli 4., 5. ring praegu käib ja 15 sõidetakse, 10 ringi jääb veel sõita, kui see 5. ring nüüd lõpeb. Nii et esiviisik on eest ära saanud järgnevatest. 6. kohal number 23 Kristoffer Lepaste, siis number 278 Jan-Erik Rallmann, 41 Andres Aulik, 99 Andres Lootus, 11 Romet Reisin, 21 Kalgenet Neuas, siis 59 Johan Vain, 4 Georg Martin Pintse. Ja ei lähe mööda sõidule, vaatasin juba, et võib-olla võtab midagi ette Robin Särg, aga siiski mitte. Aleksander Vilajev jätkab teisel positsioonil. Liider jätkuvalt Rimmo Kadapik. Kadapik number 6 ees, siis 111 Vilajev, siis number 2 Robin Särg. Särje järel number 3 Paul Aron. Ja sõitsid eelmisel ringil esinelikus kõik oma parimad ringiajad ja võistluste kiirema ringi tegi samal ajal Robin Särg number 2, kui siin 6. ring lõpeb. Ja Särg on jälle väga hästi Vilajevi tuules ja kas nüüd pidurdus maa peal teise kurvi sisse, pidurdus ei lähe mööda sõidule, istub, seirab teda lihtsalt, kas ei ole otsustavust või mõtleb, et sõit on veel nii pikk see eelfinaal, et ei ole mõtet veel praegu rapsima minna. Ei ole liiga kaugele, võib-olla ka Kadapik veel jõudnud, igatahes ega seal ees nüüd Vilajev ka lausa ei moluta. Eelmisel ringil oli Vilajev 0,1 sekundit kiirem kui liider Rimmo Kadapik ja visuaalseltki tundub, et see vahe hakkab natukene vähenema jälle, aga see võib ka selline petekas olla. Igatahes väga hästi ripub praegu Robin Särg number 2 Vilajev sabas number 111 ja 7. ring praegu lõpeb. No Särg jälle esimesse kurvi sukeldudes hästi tuules praegu, aga nüüd teise kurvi minnes läheb, ei lähe mööda sõidule, istub tuules edasi, nii et selline taktikamäng paistab praegu käivat, kui Robin Särg number 2 sõitis jälle võistluste kiirema ringi. Nii et kiirem mees rajal või noormees rajal on praegu number 2 Robin Särg. Eelmise hooaja selle klassi hooaja kokkuvõtte teine mees, aga Vilajev, näete kui jõuliselt läheneb praegu Kadapikule. Kas Rimmo Kadapikul on nüüd väike selline jõuressurss kaduma läinud, et tempo raugeb, head rütmi ei ole, muskulist jõud on kadumas, aga näete Särg, kui tihedalt on liibunud praegu Vilajevi taga kaitserauda ja tulevad järjekordselt ringilt 8 ringi saab täis sõidetud. Esikolmik natukene teistel eest ära läinud, Paul Aron seal uhkes üksinduses ja Vilajev, kas läheb möödasõidule? Ei lähe. Korraks mõtles, et võiks, aga siis mõtles ümber, et ei, ikka ei ole õige aeg. Ja nüüd see saatuslik 4. kurv, siia sisenedes tihti peale püütakse möödasõitu, nüüd mitte. Ja Vilajev on tihedalt järgi ja ei ole kaugel sugugi ka Robin Särg. Nii et Robin Särg ka eelmisel ringi tegi võistluste kiirema ringi ja kas nüüd eelviimasesse kurvi minnes Särg pressib Vilajevile kõrvale, saab mööda, ei saa mööda, kõrval on. Aga järgmine kurv on juba Särjel eelis, kas suudab positsiooni hoida, kõrvuti tulevad välja sealt stardi-finiši sirgele. Ja nüüd on 2 kurvi juba järjest kõrvuti sõidetud. Vilajev on natukene ees, jääb ette. 9 ringi on läbitud ja nüüd läheb Paul Aron mööda sõidule Särjest. Pressib Särje kõrvale, kõrvuti läbivad seal selle teise kurvi ja Paul Aron tõuseb 3. Nii et kui vahepeal juba püüti kinni praktiliselt Rimmo Kadapik number 6, siis nüüd on vahe kärisenud tänu sellele, et tagumised 3 on omavahel hakanud võitlema ja vaatame siis, kas Vilajev vabas vees omas tempos sõites suudab Kadapikku püüda. Igatahes praegu küll on seal Särg nüüd meeleheitlikult otsimas möödasõidu võimalust Paul Aronist. On liiminud ennast sinna Aroni taga kaitseraua külge ja nüüd tulevad esimesse kurvi. Uuesti Aron on väga hästi Vilajeviga kinni püüdnud, 111 Vilajev on teisel kohal, valitsev meister selles klassis ja Paul Aron läheb, pressib kõrvale, ei siiski Vilajev jätab pidurduse veel hiljemaks. Nii et tuleb ikkagi Vilajev teisena kurvist välja, 10 ringi on läbitud, 5 viimast ringi on käimas ja nüüd Särg on võitlemas seal positsiooni pärast Paul Aroniga ja saab mööda, tõuseb uuesti 3. Robin Särg. Ja nüüd on Vilajeviga veidi vahe kärisenud, Rimmo Kadapik võib suhteliselt rahulikult hingata, aga tempos alla lasta ei saa, siis võib sõidurütt käest ära minna ja
no rehvast küll jahtuma ei hakka, aga 4 ringi jääb eelfinaali lõpuni. ja võitlevad 3. positsioonile praegu siis Robin Särg number 2 ja Paul Aron number 3 ja siis natukene vahet ja tuleb number 8 Marko Andreas Muru. kiirem ring Robin Särja nimel 39,858 sekundit ja see teeb keskmiseks kiiruseks kiiremal ringil Robin Särjel 86,97 kilomeetrit tunnis. Esiviisiku tagagi käib väga-väga äge heitlus. On seal Andres Lootus ja Christopher Lepaste võitlemas positsioonide pärast. Viimasest kurvist välja tulles haugatakse seal tolmu ja Jan-Erika Rallmann number 278 ja number 41 Andres Aulik võitlevad kohtadele 8 ja 9. Meie idakaunitar on praegu peale jäänud, selles heitluses on 278 eespool number 41. Nii et Rallmann on 8, Aulik 9. Andreas Lootus jätkuvalt siis 6. positsioonil, Christopher Lepaste number 23 on 7. Ja nüüd on Vilajev ähvardavalt lähenenud Rimmo Kadapikule, kui 2 viimast ringi eelfinaalis on alanud. Ja järgnev tandemgi tuleb meile lähemale, Robin Särg number 2 on 3. kohal ja number 3 Paul Aron on 4. Nüüd on Vilajev väga hästi tuulde saanud Rimmo Kadapikule. See 4. kurv saab läbitud, nüüd 5. sealt kõrgepinge masti alt läbi. Eelviimane kurv. Vahe on jätkuvalt Kadapiku kasuks. Viimasesse kurvi sisse pidurdades Vilajev oluliselt lähemale tundus ei saanud. Ja nüüd siis viimane ring on alanud. Mäkki näete Pasteedni Kruk. Nii et viimane ring eelfinaalis ja läheb. Vilajev läheb möödasõidule, pressib ennast kõrvale praegu ja ei lähe külgi kokku panema. Rimmo Kadapik lasi suhteliselt viisakalt mööda, aga kohe tagant on kohta noolimas ka number 2 Robin Särg. Paul Arongi ei ole seal kaugel, nii et nelik on tihedalt koos nüüd. 5. kurv, Vilajev mida teeb? Kas katab? No väga ei kata, seega pidi trajektoori mööda ja selline neljane jäiga ühenduslüliga rong on nüüd lõhutud ja läheb väliskurvist, proovib Kadapik, aga jääb hoopiski karpi nagu ja Särg tõuseb praegu, paistab, et teiseks ja kas on võitmas Vilajev? Vilajev võidab selle eelfinaali, teine on Robin Särg, 3. Rimmo Kadapik ja 4. Paul Aron. Et ülipõnev eelfinaal siis klassis mini 60. 5. Marko Andres Muru, 6. Andres Lootus, 7. Christopher Lepaste, 8. Jan-Erika Rallmann, 9. Andres Aulik, 10. Romet Reisin, 11. Karl-Genet Neuhaus, 12. Georg Martin Tintse ja 13. Johan Vaim.